pimeduse maailma valitsejad. See ei ole väga rõõmsameelne jutluse pealkiri, aga kes olid siin eelmine nädal, me vaatasime väga mõnusalt, kes on inglid, mis inglid teevad, kuidas nad teenivad ja kuidas nad näitavad meile Jeesust. Me nägime siis läbi inglite midagi imelisemat ehk Jeesust ise. Ja seekord me siis ei vaata ingleid niivõrd, vaid me vaatame seda kurjema poolt, millest me loeme ausalt väga palju piiblist. Nagu Juuda 1.6 ütleb, need inglid, kes hülgasid oma eluaseme. Me vaatame seda täna. Ja me vaatame pimeduse maailma valitsejaid. Me alustame sellega, aga sest piibel annab meile väga palju. See kogu pilti ei anna meile, ma saan seda öelda. Me ei tea kõike teemonite kohta ega saatana kohta. Ja piibel ei ütle meile seda kohta. Aga me teame Jeesuse sõnade kohaselt, et tal on kuningriik, et ta on piibli järgi maailma valitseja, ta on pimeduse maailma valitseja, ta on süüdistaja, ta on kuri, ta on madu, ta on kaval, ja ta vihkab valgust, nagu maailm vihkab valgust. Me teame jälle Jumala sõna järgi, et kogu maailm on tema küüsis. Me teame, tema valitseb siin ja ta roomab ringi, seikleb ringi maa peal nagu mürgav lõvi. See on üks vaenlane, kellest piibel meile räägib. Ja me teame, kui Jumal lõi kõik maailma ja kõik oli hea, kõik oli hea. Aga me ei tea, kus inglid on loomisloos, me lihtsalt ei näe seda. Aga me teame, et 1. ja 3. peatükkide vahel, 1. Moosese raamatus, juhtus midagi päris õudsat. Me ei tea kõik, aga me näeme juba vilja siin 3. peatükis. Ja siin on meie esimene vaade saatanast. Selle kohta kinnitab mitu kirjakohad, et siin on madu saatan. Ja see ütleb meile niimoodi, ja miks ma tahan meile seda lugeda just alguses, on see, et meile öeldakse, et meil on vaenlane. Meil on vaenlane maailmas ja mitte ainult lihtsalt vaenlane maailmas, aga kirjakoht ütleb meile väga hästi niimoodi, Efeslaste 6:10-13, viimaks veel aga vägevaks isandas ja tema tugevuse jõus pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaks seista kuradi salanõude vastu. Kurat siin on saatan. Nii et Paulus ütleb kristlastele, et me oleksime valmis, et me suudaksime seista saatana salanõude vastu. Sama sõna, mis seal on metoodika. See mõte seal on, et me saaksime saatana metoodika vastu seista. Mis tähendab seda, et saatanal on metoodika, mingi salanõu, mingi viis, kuidas ta tegutseb. Mis paneb meid aina rohkem mõtlema, kuidas ta siis tegutseb ometi. Ja siin me näeme 1. Moosese 3. peatükis 1-6. Aga madu oli kavalem kõigis loomades väljal, kelle isand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, madu, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte üheski rohuaja puust? See on esimene kord, et me kuuleme maust, me ei tea, kust ta tuli, me ei tea, miks ta tuli, vaid esimene küsimus Eeva käest on küsil seda, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte üheski rohuaia puust. Ja keel siin eeldab mitte lihtsalt see, et kas te ei tohi süüa siis või? Vaid see eeldab natuke rohkem. Kas tõesti ta ei öelnud siis või? Kas ta tõesti ei luba või, et te sööte milleski siin? On see nii? See on see, mis on siin eeldus. Üheski rohuaia puust. Ja me teame juba teises peatükis, et Aadam anti käsk, et ta võib kõike teha seal, vaid ainult üks asi ta ei tohtinud. See oli 2 puu, elupuu, nagu me nägime eelmine nädal, et keerubid kaitsevad seda nüüd. See tee. Ja siis see teine puu oli kurja ja hea tundmise puu. 2 puud, mis olid erilised, elupuu, söö nii palju, kui sa tahad. Kurja hea tundmise puust ei tohigi. Saatan teab seda ja saatan siis küsib Eeva käest, kas tõesti? Naine vastas maule, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda,
on Jumal öelnud, te ei tohi selle süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ma arvan, te juba teate, see täpselt ei ole fakt. Eeva küll teadis, nagu Aadam, et seda ei tohi nüüd süüa, aga Eeva millegi pärast, kas kiusatuse pärast või kas mingi legalismi poolest või muu, ta lisab sinna käsk. Ehk jah, me ei tohi nüüd süüa küll, aga isegi kui me puudutame seda, me sureme ka. Eeva siis on lisanud mingi käsk sinna peale, mis Jumal ei ole andnud. Ja saatan oma küsimusega valetab Jumala kohta. Kas Jumal tõesti on nii kuri või? Eeva kaitstes Jumalat ka valetab. Ütleb, ei, me ei tohi puudutada seda, aga ainult seda ühte. Võib-olla kogemata, me lihtsalt ei tea. Aga Eeva nüüd kaitseb. Küsimus on väga kiuslik. Miks Jumal on niimoodi? Ja see on kiusatus. Ja ta ütleb, ei tohi puudutada. Ja nüüd me näeme, kui me räägime, et saatan on metoodika, siis meil on küsimus, kuidas see metoodika töötab. Esiteks ta küsib päris süütud küsimus ju. See ei ole halb küsimus. Kas Jumal tõesti ütles, et ta ei tohi süüa või? See on aus küsimus. Ja Eeva vastab, me võime küll, lihtsalt mitte seda ja ega puudutada. Ja siin on, mis on nii huvitav, see, kui sa näed, kuidas saatan tuleb ootamatul ajal ja ootamatul viisil või vormil, me võime öelda. Ta tuli mauna, kuidas ma ei oska sulle seletada, aga tuleb mauna ja ootamatul ajal Eeva lihtsalt chillib, istub Eedeni ajas, naudib imelist õhku ja siis tuleb saatan. Ja nii see on meie eludes, et tihti kiusatus ja kõik muu tuleb ootamatul ajal, ootamatul hetkel, ootamatul vormil või viisil. Ja siis ta ütleb, 4. salm, madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. See on väga julge väide. Aga Jumal teab, ja nüüd siin on see kurikavalus. Saatan ütleb, te ei sure, kui te sööte sellest. See on pool tõde. Nad ei surnud kohe, aga nad surid selles mõttes igavesti. Kogu inimkond nüüd sureb selle pärast. Neil oli pool tõde. Aga mis ta ütleb? Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tunnes head ja kurja. See on see, mis saatan ütleb. Vaata, mis kiusatus on. Saatan ütleb, Jumal peidab midagi sinu eest. Kas sa said aru, Eeva? Kas sa said aru, kristlane? Jumal on peidnud midagi väga head sinu eest. Kõik, mis ta lõi, oli hea, aga kõige parem on see puu seal. Kas sa ei näe seda? Jumal teab, et kui sina ainult sööd sellest, siis sa teaksid, mis Jumal teab. Ta peidis kõige magusamat vilja sinu eest. Ja ta ainult on öelnud selle ühe asja kohta, et sa ei tohi sellestki süüa. Kas sa kuuled seda kiusatust? Kas sa lihtsalt ei taha maitsta või sa ei sure, kõik on korras, ma tean, ma olen väga tark. Ma tean, Jumal on peitnud minu eest asju ka, on see kiusatus. Ja nüüd ma näitan sulle, mis on väga hea. Ja ma tahan, et sa mõtled selle peale korraks. Kiusatus alati tuleb täpselt niimoodi. Alati. Ma korraks mõtlen, ma korraks istun, ma korraks mälun midagi, mis ei ole Jumala sõna. Ja kiusatus tekib. Ja ma vaatan midagi. Ja ma mõtlen, see on päris hea asi, mis iganes, mis see on. See on päris hea asi. No, see on päris hea, mõnus asi. Kas Jumal tõesti öelnud, et ma ei tohi nagu seda teha või? Aga võib-olla ma ikka ma ainult proovin korraks. Ja miks ma tean, et see on täpselt, see metoodika on see, et see on täpselt, mis Eevaga juhtus. See on enam-vähem see prototüüp. See esimene proov, mis juhtus inimkonnaga ja ma saan kinnitada, et see juhtub veel ja veel meiega. Vaata 6. salmi ja naine nägi, et puust oli hea süüa. Nende Moosese peatükkides ei ole väga palju head. Jumal, sõna ma mõtlen, loomulikult kõik on hea. Jumal tegi maailma hea, tegi tähed hea, ta tegi valgust hea, ta tegi loomad hea. Aga ta ei kasuta seda sõna nii palju ausalt. See on hea, see on hea. Ja siin ta võib tunde head ja kurja ja see ta võib sellest viljast süüa. Järsku tunnus nagu päris hea asi olevat. Kas sa näed seda pettust? Eevas, see on see ainuke kuri asi terves Eedeni ajas, mis on, kui sa lihtsalt ei kuuletu Jumalale. See ainuke asi Eeva jaoks selles hetkes on see, et see on ainuke asi, mis tundub hea.
tead ju, vaata, mis see edasi ütleb. Puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja puu oli ihalusväärne, sest see pidi targaks tegema. Eeva vaatas ja mõtles, ei, see on ikka väga mõnus asi, see ei ole paha asi, see on hea. Jumal on peitnud midagi head mu eest. Ma tahan ka maitsta seda. Miks ma ei tohi sellest süüa? See on ihaldusväärne, see on ilus. Ja tõesti, saatan, see puu on väga ilus madu. Ma võib-olla proovin. Ja siis sa näed võib-olla kõige ebameeldivad laused terves piiblis, mitte sellepärast, et see on kõige kurjem asi, vaid see kõik halb lähtub sellest, mis me näeme. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele. Ja tema sõi. Ja see on see täpselt sama vale, mis meie jaoks töötab ja töötab. Ma olen tundnud nii mehi kui naisi, kes ütlevad, ma olen vallaline, aga Jumal ei ole andnud mulle abikaasat. Ma siis võtan maailmast. Küll Jumal on saatnud mulle just sellise inimese. Ta on päris tore ja võib-olla ta tuleb usule. Kas Jumal on tõesti öelnud, et ma ei tohi sellise imelise inimesega abiluda või? Umbes selline on. Või mees mõtleb, ma olen ju mees, mul on kiusatusi, mul on kehavajadusi. Kas Jumal tõesti keelab, et ma ei saaks natkene maitsta keelatud vilja? See sama asi töötab igaühe jaoks sisuliselt. Selles hetkes me mõtleme pattu peale, et see on magus, ihaldusväärne ja hea. See on see, mis lõpuks juhtub. Mina olen otsustanud, et see on hoopis hea. Ja ma usun seda saatanlikku valet, sest ma arvan, mis Jumal on andnud, ei ole hea enam. Vaid ta on peitnud kõige parema asja minu eest. Kas te näete seda metoodikat? Asi, mis on kuri, sest see on sõnakuulmatus, pööratakse heaks, magusaks, maitsvaks. Ei ole keelatud, see on ilus asi. Ja see alati tuleb ootamatul ajal, peaaegu alati, ootamatul viisil. Aga see kunagi ei ole hea ja me teame seda. Me teame 1. Johannese kirjast, et maailma asjad, mis on lihalik, on silmahimu, lihahimu ja elukõrkus. Ja see on kõik lõpuks, mis saatan pakub. Kui sa mäletad, mis Jeesusega juhtus, tema kiusatustes, mis oli pakutud? Silmahimu, lihahimu, elukõrkus. See on, mis Jeesusele pakuti. Jeesus vaata, kõik kuninriigi on sulle. Jeesus söö ometi. Jeesus lihtsalt tee midagi. Näida, kui võimas sa oled. Samad viisid alati. Aga ma tahan veel korraks rääkida sellest, mis on meie teine suur vaenlane ja see on meie oma patuloomus. Sest kui Adam ja Eeva sõid sellest puuviljast, siis miski väga hull juhtus. Nüüd patuloomus tekkis. Ja alates selles ajast on meil kiusatus, on meil tendents, on meil loomus pattu teha. Nagu Sander kunagi rääkis väga hästi, enam-vähem niimoodi koer ikka tahab liha süüa. Kui sa pakad hundile juurvilju või mõnus laip, siis sa tead, mida ta valib. Ja see on täpselt sama siin. Aga Jaakobus 1, 12-18 ütleb, õnnis on mees, kes peab vastu kiusatusest, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille isand on tõutanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusada kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Me ei saa öelda, et Jumal pani seda asja mu ette, ma pidin tegema. Me ei saa kunagi Jumalat süüdistada, Jumal ei kurja. Siis ta ütleb siin, pigem on nii, et iga üht kiusab ta ennese himu, ahvetledes ja peibutades. Nii et me näeme midagi, mu oma süda kurja tendentsiga, kalduvusega näeb midagi ja ma näen ja see hakkab peibutama, see hakkab seal tõmbama, ahvetlema. Ja siis 15, kui seejärel himul on viljastunud, ehk ma olen vaadanud, ma olen mõelnud nagu Eeva, kuule, see puu on ikka päris mõnus, kuule, see puu on ikka päris hea, siis, kui see on viljastunud, himu on viljastunud, ehk juur on läinud alla, toob ta ilmale pattu. Mis on himu vili, mis on see kiustuse vili, see on patt, aga täide viidud patt sünnitab surma. Ärge eksige, mu armsad vennad. Ja siin on see point. Kui tuleb kiusatus, sul ja mul on täpselt sama asi. Nagu Eeva.
ma korraks mõtlen, ma korraks mõlgutan, mul tundub, et see võib olla hea, magus, ihaldusväärne, nagu Eeva. Kuule, see puu on ikka päris mõnus. Hea, lausa hea asi. Ja ma jutlustan endale kõik valetõdesid, et uskuda, et see, mis ma tahan teha, on hoopis hea asi, kuigi see on täiesti vastupidis, see on kuri, see on Jumalale sõna kuulmatus. Nii et siis ma lõpuks nagu Eeva ütlen endale, see on hea asi. Ja siis nagu Eeva, ma puudutan seda, ma ka ei surnud, no ma söön siis ka ju. Ja siis ma söön. Ja see on täpselt, mis Jaakobus toob välja. Aga siin on Jaakobus vaid korraks sinu jaoks vastumürk, mis Eeval oleks vaja olnud. Vaata 17. Kas Jumal siis on peitnud midagi head sinu ees? Kas ta tõesti, kõik see patt, kõik see halb, kõik see peidetud asi on tõesti see kõige parem asi? Jaakobus ütleb 17. Iga hea iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Tema on oma tahtel meid sünnitanud tões sõna kaudu, et me oleksime ots kui uudse vili tema loodute seast. Kas sa tahad teada, mis on tõeliselt hea sinu elus? Sa vaatad, mis Jumal on sulle andnud. Mitte halvad asjad, vaid mis Jumal on andnud. Iga hea ja and ja iga hea täiuslik kink tuleb Jumala käest. Sa mõtled, mu koorem on väga raske, mis Jumal on mulle andnud. See asi, mis Jumal on mulle andnud, ei ole hea. Ma nagu Eeva mõtlen, see asi on see, mis ma tahan. Ja ma just mõtlen kõige rohkem selle peale, kuidas meie ühiskonnas tihti mõeldakse just niimoodi. Ja see on üks kiusatus, mis meie juures on, meie maailmas, on see, et inimesed just vaatavad eriti oma abielu peale samamoodi. Ma olen kuulnud seda palju. Inimene ütleb, võib-olla ma ei abielnud selle õigega. Võib-olla see on see hea. Ja ta teeb kõike selle nimel, et võtta seda teist asja, mis on keelatud. Ma olen näinud seda ka väga palju, kuidas inimene oma südames otsustab, valib ise, mis on see tõelist head tema jaoks. Aga vendi õde ma võin kinnitada, mis Jumal on andnud oma tarkuses. Iga hea, iga täiuslik and ja kingitus on temalt. Sa ei pea mõtlema, et võib-olla ta on peitnud midagi paremat, nurga taga, sest ta ei taha sulle päris head anda, vaid ta on andnud sulle nüüd sellist head, mis sul on kohane. Nüüd. Ja siis on see, kui on mingi niimoodi hea, mis Jumal ei ole sulle täna andnud, siis ma ütlen sulle niimoodi, see ei ole sulle hea. Hea isa annab sulle ainult, mis on hea. Ma võin öelda seda, meil on siin mõningaid vallalised inimesed, ma mäletan, ma nii tahtsin abielluda ja Jumal, miks sa head mulle ei anna? See, kes leiab naisele, leiab hea, kus mu hea nüüd on? Ja ma ootasin ja lõpuks Jumal andis mulle tõelist head. Ja ma näen seda igal pool mu elus täpselt samamoodi. Et kui ma olen oodanud, mõnikord mul ei tundu, nagu see asi on hea. Aga Jumal annab häid ande, häid täiuslikke kinke. Me peame ootama ja usaldama, et Jumal teab, ta on hea isa. Nii et Jumal tegi kõik alguses, mis oli hea, ja nüüd ma tahan jõuda sinna. Eeva tegi pattu, Adam tegi pattu ja läbi selle patt tuli maailma. Selle teoloogiline termin, mis ma kasutame, on see pattu langemine. Me oleme kõik nüüd langenud maailmana, inimkonna pattu. Me oleme langenud pattu langemine. Aga Jumal on lubanud midagi meile, mis on nii head. 1. Moosese 3:15, ma lihtsalt loen teile, ma tõstan vihavainu, ta ütleb seda needust maule, vihavainu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pead. Ta ütleb edasi, et see madu aga salvab tema kanda. See tähendab seda, et algusest peale me teame, kuri on tulnud, patt on tulnud ja nüüd sellest ajast alates me ootame, millal tuleb, ma mõtlen üldiselt meie inimkonnana, kõik deemonid, kõik inglid ootasid, kuni naise seeme purustaks mao pead. Kõik ootasid seda, kõik teadsid seda, kõik eeldasid seda. Abraham, Jaakob, kõik ootasid seda puhkust, hingamist, patust. Noa ootas seda. Aga nüüd ma tahan, et me vaatame, mis me vaatasime enne jutlust. Aga üks ingel, nii palju kui me teame, üks keerub,
nagu piibel räägib. Jesajas on üks kirjakoht, mis räägib võib-olla kahtepidi mõistetavalt. Ja üks on siin, mis on edasi. Ma tahan lihtsalt teile lugeda, ma tahan, et te mõtlete, see on pühakirjast, aga see on üks lugu ühest inglist ja ühest kuningast. Ja lihtsalt kuulake seda. Sina olid Edenis, Jumala ajas. Sul olid katteks kõik suu kailiskivid. Rubiin, topaas, jaspis, krüsoliit, karneool, nefriit, safiir, türkiis, smaragd, su raamistised ja õnarused olid kullast tehtud, valmistud su loomispäeval. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja. Ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leidi üle kohut. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su Jumala mäelt ja hävetasin su kaitsja keerub tuuliste kivide keskelt. Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kautasid tarkuse. Ma viskasin su maa peale, ma panin su kuningate ette, et nad saaksid sind vahtida. Oma paljude süütegudega, oma ülekohtuse kaubitsemisega teotasid sa oma pühamuid. Sellepärast ma laskin su keskel puhkeda tule, see neelas sinu, ma tegin su maa peale tuhaks. Kõigi silme eest, kes sind nägid, kõik, kes sind tundsid rahvaste seas, on sinu pärast kohkunud. Sa muutusid hirmutiseks ja sind ei ole enam iialgi. Hesekieli 28, 11-19. See on kahtepidi mõistetav. See konkreetselt räägib Tüüruse kuningast, kes oli kuri. Ja me näeme seda, siin see räägib kaubitsemisest. Siin see ütleb, et sind enam ei ole. Ma hävitan. Kõik kuningad näevad seda. Ja me mõistame, et see on pilkesõna kuninga kohta. Samas, võib-olla sul ei ole juhtunud, aga näiteks kui teed, et sa istud maha ja sa sööd ja siis ema ütleb, sa sööd täpselt nagu su vend, suu lahti, nii lärmakalt ja vaatad jalad laua peal. Nii, kui keegi ütleks midagi sellist sulle, sa tead, et see on sinu kohta öeldud. On ju nii? Mina söön halvasti, aga see võrdlus on vennaga, kes sööb niimoodi. Samal ajal, kui ema rääkis minu halvast käitumisest, ta paljastas seda, mis mu vend teeb valesti. Ja siin see tundub, et see on umbes sama pilt. Ta räägib Tüüruse kuningast samamoodi, nagu ta räägiks saatanast. Edeni aed, ta oli ilus, ta oli kaitsja keerub, kui me vaatame siin, ta oli kaitsja keerub, ta oli tuliste kivide keskel, see on pilt, kus inglid on, kui me vaatame teiste inglite pilte Vanast Testamendis, nad käivad tuliste kivide vahel. See ei ole kuningas, aga samas ta on kuningas. Nii, nagu ma ütlesin alguses, siin on see koht, kus piibel justkui räägib saatanast natukene, aga mitte kõik. Me ei tea kõik ja me ei peagi teadma kõik, ma kinnitan seda, me kõik ei pea teadma. Me teame, et saatan on kuri, me teame, et ta oli mingi laadne ingel, me teame, et ta oli väga paha, me teame, et ta tegi pattu, me teame, et ta oli madu seal Edeni ajas, me teame, et ta on süüdistaja, me loeme seda Sakarias, kui ta süüdistab Joosuat, ülempreestri. Me näeme, et saatan on see süüdistaja ilmutuse raamatus, kes süüdistab Jumala rahvast kristlasi. Me näeme seda igal pool väiksed pildid, aga meil kogu puslepilt ei ole. Aga meil on väiksed jupid siin ja seal. Aga siit, kui see tõesti on saatana kohta öeldud, me saame võtta seda niimoodi. Ta oli Edenis, ta oli keerub, ta oli väga ilus, ta oli jumalik oleng, ta oli hiilgav, ta oli laitmatu, kuni patt oli leitud. Ja siis patus teda saati välja. Kui see on tõesti võrdluspilt saatanast, me teame nii palju. Me teame mujal Uues Testamendis, ta nagu mürgav lõvi ja nii edasi. Jeesus ütleb Mattiuse 25:41, siis ta ütleb vastule käeleolijatele, ta räägib kohtumõistmisest. Minge ära minu juures, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Me teame, et saatanal on inglid, mingid inglid, no teemonid, me ütleme lihtsalt teemonid nende kohta. Saatanal on ka teemonid. Mingid inglid, ilmutuse raamatus on üks pilt,
12. peatükis, kuidas ta võtab 1/3 ingleid endaga kaasa, kas see on juba juhtunud, kas see on tulev asi, see on teoloogiline debatt, igal juhul täna tal on omad inglid nii nimetatud, Jeesus ütleb seda. Seal on hierarhia, seal on sõdurid mingid, nad saavad rääkida, laulda, kõik, mis ingel saab teha, saab teemon teha. Kõik. Saatan on see, kes vaevas Iobi, tema on see, kes sõelus Peetrust, aga mäletad nende kahe nagu kirjakoha põhjal, et ta pidi küsima luba mõlema juhul. Ja see laul, mis me just lausime, enne jutlus on nii imeline, üks kindel linn ja varjupaik, ütleb küll, vana vaenlane on väga vihane, suur vägi, kavalus on tema tugevus, ei ole tema sarnast, ei aita meie nõu ja töö, see peagi otsa saanud. Suur abimees viib võidule, meie isa on ta saatnud. Siis see räägib Jeesusest, kes on see, kes aitab. Siis see ütleb edasi, loomulikult lihtsalt laul, aga Martin Luther kirjutas seda teades, et see maailm, kus ta elas, oli ka väga kuri, väga palju vaenlasi, isegi teemonid, ütleb, kui kurje vaime maailm täis, kes tahaksid meid neelda, ta räägib Peetruse kirjas seal, ei kaarda me siiski neid, eks Jumal või neid keelda. See ütleb maailma vürstil veel küll tige vihameel, ei siiski võimust all, sest ta on kohtu all, üks sõna rõhub teda. Me teame, et lõpuks me ei pea kartma midagi. Me ei peagi. Aga täna ma tahan, et sa vaid korraks, ei pea kartma, aga korraks mäletad, mõtled selle reaalsuse peale. Ma arvan, see on meile vajalik. Nii et me teame siis, et saatan oli Eedeni ajast, ta oli väga kuri, tal on omad inglid, ta on väga kuri, ta peab nõu küsima Jumala käest, et midagi kurja teha Jumala inimestele. Ja mäletad, neil ei ole kunagi andestust. Nüüd ma tahan, ja nagu ma olen öelnud, teine maailmasõda teemana on mulle väga huvitav, ma tahan, et sa korraks mõtled teise maailmasõja peale. Sa oled hetkel Vaikse ookeani juures, sa oled jaapanlastega võideldes. Ja seal sa võitled ja sul on vaenlasi igal pool ja üks asi, mida saab öelda jaapanlaste kohta, ongi see, et nad kunagi ei andnud alla, peaaegu kunagi. Jaapanlased olid sellised, kes uskusid, et nende kuningas oli Jumal ise. Nad uskusid, et kui nad surevad lahingus, nagu viikingid, nad lähevad kohe paradiisis sisuliselt. Ja neil oli suur häbi, kui nad kunagi oleks alla andnud ja mitte surnud võideldes, see oleks häbi olnud. Mis juhtus, mis oli väga paha, siis oli see, et kui ameeriklased läksid saartele, nad jõudsid saarele, jaapanlased peitsid ennast ära kuhu koopastesse ja teadsid, et nad võitlevad surmani. Ameeriklased lähevad, kus need vaenlased on. Jaapanlased hüppavad välja, teades, et nad surevad, tahavad surra, aga võtta mõningaid vaenlasi endaga kaasa. Kuigi, kui USA sõjavägi oli juba jõudnud saarteni, nad juba teadsid, et sõda oli läbi. Nende suured laevad olid enamus juba hävitatud. Nad juba teadsid, et ameeriklased vaikselt jõuavad nende emasaareni ehk Jaapani saareni. Nad veel võitlesid surmani. Kamikaze lennukid veel lendasid vastu laevade. Nad veel andsid kõik, et tappa oma vaenlasi, teades, et nad on juba kaotanud. Ja üks näide, üks mees, ma ei mäleta täpselt, aga üks mees oli Filipiinide saartel. Ta peitis peaaegu 30 aastat. Jaapani sõdur, kuni 74 aasta või midagi. 30 aastat põhimõtteliselt peale sõja lõppu. Ta lõpuks andis alla, sest tema kindral või keegi tuli ja ütles, palun anna nüüd ometi alla, ma käsin seda. Nii tigased oli, nii valmis võitlema oma vaenlaste vastu surmani, et see mees peitis peaaegu 30 aastat. Ja saatan, teemonid on samamoodi, lõpp on kindel. Siin ei ole küsimus, kuidas see asi lõpeb. Siin ei ole küsimus, kas see lõpeb. Kindel on, me teame, üks väike sõna, üks sõna rõhub teda, üks sõna tapab teda. Aga siin on see pilt nüüd, kui Saamuel luges Kolosslaste 1.13, meid on kiskunud välja pimeduse meelavallast ja asetanud Jumala armsa poja kuningriiki. Kuidas saatan tunneb sellest? No ilmselt päris tigane, pahane, väga vihane.
nagu Luther tõi välja. Me olime tema kuningriigis, me teame seda piibli järgi, Efeslaste 2:2 ütleb, me käisime selle maailma ajastu vürsti viisil, kellel on meelevald õhus vaimu viisil, kes nüüd on tegev sõnakuulmatute laste seas. See on meie olukord enne Kristust, me olime tema võimu all ja nüüd ta on päästnud meid läbi Jeesuse, Jumal, ja nüüd me oleme tema vaenlased, sest nüüd me oleme seal. Ja kui sa tahad kellegi väga haiget teha, sa võid loomulikult teda rünnata, sa saad tema asju varastada, aga üks kurjemaid asju, mis sa saad inimesele kunagi teha, on midagi tema laste vastu. Ja iga vanem tunneb seda, kui ta laps on haige, ta isegi tahaks seda haigust endale võtta, laps oleks ometi terve. Saatan, mitte ainult kristlaste vastu, vaid ka inimkonna vastu on väga vihane. Miks? Sest mis on inglite ja inimeste vahe? Me oleme Jumala näo järgi loodud. Me oleme Jumala näo järgi loodud ja kui saatan vihkab Jumalat, mis ta tunneb meiesuguste vastu, kes oleme nagu Jumala esindajad siin maa peal? Ta ilmselt vihkab meid väga palju. Mitte ainult, tal on ilmselt ülim rõõm Jumalale haiget teha selle läbi, et ta teeb haiget Jumala näokandjate vastu. Kas te saate aru, mis ma mõtlen? Kui saatan saab tappa, piinata, rõhuda inimesi, ma arvan, see toob talle ülimat rõõmu. Nad võitlevad viimase meheni. Ma tahan lihtsalt saatanast korraks rääkida. Saatan ei ole Jumal, saatan ei ole võrdväärne Jumalaga. Tihti kristlased räägivad, et saatan ründas mind täna või saatan on seal ja ma loodan, et Jumal võidab teda, palven, Jumal kindlasti võidab teda. Saatan ei ole Jumala võrdne. Saatan on alam. Jumal on kõikvõimas, saatan ei ole kõikvõimas. Jumal on kõike teadlik, saatan ei ole kõike teadlik. Jumal on kõikjal, saatan ei ole kõikjal. Mis loomulikult tekitab küsimus, kuidas saatan üldse tegutseb maa peal? Tal on teemonid. See võib olla nagu võrdlus, mõtleme nüüd maailma valitsuste peale, sul on president Trump või kes iganes, meil on hetkel Karis ja Karis istub ja Karis tahab midagi teada ja ta küsib oma ministride või muu käest, et mis toimub siin Tartumaal, mis Tartus juhtub. Tema väiksed inimesed tulevad ja ütlevad talle, mis toimub. Samamoodi oleks saatanaga, sellepärast kui me räägime piiblist, piibli mõistusest saatanast, me räägime saatanast, aga me räägime pigem saatanlikust süsteemist. Samamoodi, kas oled kunagi kuulnud, kui Putin ründas Ukrainat, olete kuulnud seda? Putin ei ole Ukrainaski. Tal isegi ei ole püss seal käes. Putin ei ründanud midagi, vaid hoopis juhina tema riik ründas teist, et ta esindas seda. Kui me kuuleme, Hitler ründas Venemaa, samamoodi. Hitler esindab kogu asja, kui me räägime, et saatan on kurikavalt, saatan kiusatab, saatan noolda vastu, siis ma arvan üldiselt me ei räägi saatanast kui üks isik, kes tuleb minu vastu isiklikult, sest ta on üks olend, ta ei ole kõikjal, vaid pigem saatanlikust süsteemist. Kas te mõistate, mis ma mõtlen? Saatan justkui kõige kurja ülemus, valitseja, on see, kes läkitab oma teemonid. Ehk me võime öelda, nagu Paulus siin, et on saatana nooled, mis tulevad meile isiklikult vastu, Efeslaste 6, aga saatan tõenäoliselt isiklikult ei võitle Kallega, tõenäoliselt, vaid saatan süsteem, mille üle tema on, ehk deemonlik, kui oleks. Ma tahan siis, et me mõtleme natukene veel. Saatanul on inglid, põrgu on tehtud saatana jaoks, jälle, siin on huvitav pilt saatanast, et inimesed mõtlevad, et saatan on põrgus suure kuningana. Olete näinud seda pilt? Ta on punane, tal on oma seal hark, mis iganes seal, ja ta võitleb seal. Ta valitseb. See on vale. Saatan on hoopis vang põrgus. Põrgu on loodud saatana jaoks ja tema inglite jaoks ja see on vang. See ei ole valitsemispaik. Saatana kohta ütleb Jeesus niimoodi, ta on valede isa, see on tema emakeel justkui, ta on vaenlane, ta on maailma vürst, ta on mõrvar. Jeesus ütleb, et ta varastab, ta petab inimesi, ta võtab Jumala sõnal inimestelt ära, et nad ei usuks, ta vaevab inimesti, tal on oma kuningriik. Uus testament ütleb, et ta pimestab mitte usklikke, ta on salakaval, ta kiusatab inimesi patustama, ta tegeleb religioonidega või väärusuga. Saatan teeb igasuguseid asju. Ja see ei peaks olema üllatus. Kui me räägime saatanast, me peame kristlastena mäletama, et Eestis võib-olla ei ole see niimoodi, aga Indias, Aafrikas on see väga palju võimsam. See väljendus, kuidas see on.
Esimese Korintlaste 10:20 ütleb, et inimesed ohverdavad teemonitele oma ande. Paulus ütleb seda pärast, kui Jeesus on üles tõusnud. Esimese Timoteuse 4:1 ütleb, et inimesed on uskunud valeõpetust ehk teemonite doktriine, teemonite õpetusi. Nii et nad saavad kuidagi mõjutada ja siin on see kõige suurem viis, kuidas. Teise Korintlaste 11:13-14, sest ta räägib valedest apostlitest, sest niisugused inimesed on valeapostlid, pettised töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostliks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valgusingliks. Saatan saab ennast teha kui valgusingliks. Ta saaks seda teha. Ja mis on väga huvitav, kui me vaatame maailma, kas te teate islamist midagi? Mohammed nägi Jibril. Kes on Jibril? Gabriel. Gabriel on see, kes tõi Mohammedile sõnumeid. Valgusingel. Kas sa tead Joseph Smithist midagi, mormooni raja? Ta nägi ingleid, kes rääkisid, aga valgusinglid, kogu tuba säras. Kas sa tead midagi Bahai usust? Inglid. Kas sa tead midagi budismist? Inglid. Kas sa tead midagi teistest usundidest? Zoroastrianismist, sikismist? Inglid. Kes rääkis nende inimestega? Küsimus. Kes rääkis Mohammediga? Ma arvan, te teate, mis ma hakkan ütlema. Kelle poole inimesed palvetavad, kui neil on ebajumal? Loomulikult see on kivi. Aga kui see kivi üldse aitab neid, kes aitab? Teemon. Ja ma tean seda sellepärast, et meie ühiskonnas ei ole seda, aga kui Lähis-Idas, kui Indias minna näiteks Indiasse, siis inimestel on väga erinevad väljendused sellest kõigest. Me ei hakka otsima seda, me ei tee midagi, aga me peame mäletama, et siin on vaimulik reaalsus. On teemonid olemas, on saatan olemas, on inglid olemas, on Jumal olemas. Ja teemonid, saatan vihkavad meid. Kõik, mis on ilus. Ja ma isiklikult tean seda, sest minu perekonnas on see tontide, see vaimude teema päris tugev. Vaimud on rääkinud minu isa, tädiga. Nende ema, kes on surnud. Kes see päriselt oli? Kes eksitaks inimest? Kes eksitaks inimesi päästes Jeesuses? Teemon. Kui vaim tuleb sulle öösel ja ütleb, kõik on korras, ma olen nii rõõmus, vaata, ma olen siin, surnu maailmas, kus kõik on õnnelik ja mul ei olnud seda religiooni ega piiblit ega midagi vaja, ole lihtsalt tubli pai nagu mina ja sa liitud minuga. Kes eksitaks niimoodi? Teemon eksitaks niimoodi. See on teemonlik. Ja ma tean, et minu isa ja tädi elus, nende ema, kes ilmutas ennast, oli kindlasti teemonlik. Ja me peame olema väga ettevaatlikud, sest see maailm vihkab Kristust ja vihkab inimesi lõpuks. Sest need süsteemid on inimeste ja kristlaste vastu. Maailma vürst on siin ja ta vihkab meie kuningat. Sellepärast me jõuame sinna. Ma juba lugesin neid esimest 2 salmi. Me peame seisma kuradi salanõude vastu, metoodika vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade, võimude, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taeva aluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustust, et te suudaksi vastu panna kurjel päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Me jõuame sinna järgmiste nädalate jooksul, mis see tähendab. Aga täna ma tahan rõhutada, me oleme maailmas, kus on teemonid, kus on saatan. Ja saatan juba kaugtuna, aga ta on nagu Jaapani sõdur ja kõik te väiksed Jaapani sõdurid, kes võitlevad surmani viimseni. Neil on suva. Nad tahavad nii palju hävingut tekitada, kui vähegi võimalik, nagu Jaapani sõdur. Et vähemalt, kui ma võtan üks inimene minuga kaasa, siis on kõik korras. Teemonid nagu inglid, sest nad on langenud inglid, on olnud algusest peale. Nad on ülivanad. Me võime eeldada, et Molech Vanas Testamendis või Baal või Ashera, nad kõik olid teemonid, kes veel maailmas eksisteerivad. Kes eksitasid, kes tegid asju läbi selle. Ja siin on lihtsalt korraks 4 mõtet, kuidas üldiselt saatanlik asi töötab, see saatanlik kiusatus või saatanlik rünnak, kui me räägime üldiselt Piiblist. Seal on rohkem või vähem või täpsem, aga üks viis on moonutada Jumala sõna, nagu Eevaga. Saatana süsteem on alati moonutada Jumala sõna. Alati. See ei ole nii, kas Jumal tõesti ütles. Ma arvan, et saatan ja teemonid tunnevad ülimat rõõmu kristlikust liberaalsusest. Liberaalsete kristlaste üle.
Mul oli pastor põhimõtteliselt või võib-olla sul oli see kogemus, mõni pastor võib öelda, et kõik teed viivad taevasse. Ta on kirgu ees, ütleb kõik teed. Jeesus on üks, Mohammed on teine, Buddha on kolmas. Ma arvan, saatan rõõmustab kõige ülimalt nendest, sest nad ekstavad inimesi Kristuse nimel. Saatanlik rünnak on see, et teha sinu tunnistus ebausaldusväärseks, ehk võib-olla, et sa patustaks, et sa oleksid silmakirjalik või et sa arvad, et püha elu ei ole vajalik, et no ma olen pattuna nagu kõik muud, ma ei pinguta. Talle meeliks, et hävitada sinu innukust Jumala töö vastu, et sa heituksid, et sa oleksid liiga pessimistlik, et Jumal ei tee midagi, Jumal ei aita, Jumal ei päästa ja lahendada sinu tõhusust, ehk sa usaldaksid ennast. Ma olen piisavalt tubli, mina olen tugev, ma pean vastu, ma teen seda. Aga Paulus ütleb, viimaks veel, saage vägevaks isandas ja tema tugevuse jõus ja pange ülle kõik, mis tema sõjavarustus on. Ma olen seda mängu teinud oma poistega selle kirjakohaga, ma seisin ja ütlen, nüüd poisid, lükka mind ümber. Lükkage mind ümber. Ja ma ütlesin, see on vastu seismine, see on see, mis Paulus ütleb, seiske vastu. Ma lihtsalt seisen vastu. Ma ei pea midagi tegema, see ei ole rünnak. Meie osa ei ole rünnak, vaid seisma. Me seisame. See on meie osa. Ja nüüd ma toon seda. Kas see on natukene liiga äärmuslik on ju? Korraks ma loen neid, aga korraks mainin, kas teeman saab kristlase sisse tulla, vaat see on üks kristlaste suur debatt. Kas kristlane võib saada vaimus rõhutud, ma mõtlen see, et vaim või sa teed, mis ma mõtlen. Teema tuleb sisse, kindlasti mitte miks. Sest Jeesus ütleb, kui sa ajad vaimu inimestest välja, see vaim läheb ära, see kurat, see teeman, läheb välja ja otsib teisi. Ta tuleb näeb, et oma kodu on korras ja ilus, ta võtab teise teemonid, tulevad tagasi. Ja siis see seis on palju hullem. Teemonid tulevad majja, mis on tühi. Meil ei ole tühi, sest Piibel kinnitab, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Meil ei ole tühi maja. Teemon läheb tühja maja sisse, ehk mitte kristlase sisse. Kristlase sisse ei tule teemon. Kas see on võimalik, aga et teemon, saatanlik võim, ehk saatan, võib rünnata kuidagi. Ma arvan, see on võimalik. Kuidas, ma ei saa öelda kõike, sest mina lihtsalt ei tea. Aga ma arvan, see oleks võimalik. Aga kristlased ei saa teemon olla. Mõni ajab teemonid kristlastest välja, tal on joomisteemon, pornograafia teemon, aga Jaakus ütleb, ei, see on patt. Jaakus, mis me vaatasime üles, ütleb, see on himu. See on lihtsalt himu. Kristlasel ei või olla teemon enda sees. Tal ei saagi, sest tal on püha vaim, kui ta on tõesti kristlane. Ja püha vaim on väga kade omanik. Piibli sõna kade. Ta ei jaga oma maja teistega. See mõte siin siis on meie viimane slaid. 1. Johannese 5.19. Me teame, et me oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. Oleviku vorm pärast Kristuse ülestõusmist. Kogu maailm on kurja käes nüüd. Nüüd. 2. Korintlaste 2.10-11. Kellele teie aga midagi andestate, sellele andestan mina ja selle, mida minul on andestada, kui mul üldse on midagi andestada, selle ma andestan teie pärast Kristuse palge ees, et saatan meid ei tüssaks, sest tema mõtted ei ole meile teadmata. Saatan võib kuidagi rõhuda, rünnata kogudust. 1. Peetruse 5.8. Olge kained valvega teie süüdistaja, jälle sama sõna, mis me vaatasime varem, kurat, ehk saatan, käib ringi nagu mürgav lõvi, otsides keda neelata. Ehk kristlane sinna pead seisma, sest sul on vaenlane. Jaakobuse 4.7. Ailistuga siis Jumale, pange vastu kuradile. Aga Jaakob, sa ütlesid, et mul on see patt. Miks siin kuradi asjaga on? Ja siin ta ütleb, pane kuradile vastu, ehk saatanale, siis ta põgeneb teie juurest. Kuidas ma panen saatanale vastu Jaakobuse kirja järgi? Ma allun Jumala sõnale. Kuidas ma Peetruse järgi olen kaine ja valvan? Ma elan Jumala kartlikult. Kuidas korintlaste kirja järgi me ei luba, et saatan tüssaks kogudust? Me andestame teine teisele. Kuidas 1. Johannese asi, et terve maailm on kurja käes, me pääseme ainult sellest, et me oleme Jumalast. Ja siin ma saan lihtsalt öelda niimoodi. Saatan roomab ringi, nagu Luteri laul ütleb, nagu Peetrus ütleb, nagu Jaakobus ütleb, aga meie kuningas
mäletad alguses ma ütlesin, et kes siis purustab saatana pead, mau pea, on Jeesus ise. Jeesus purustas seda 2000 aastat tagasi risti peal. Ja me teame sellepärast, et isegi kui Jeesus palvetas, Jeesus tegi kõik, saatan ütleb seal, kui Jeesus kiusati, et ma tulen tagasi paremal ajal, me ei tea täpselt, millal see oli, aga ta tahtis veel Jeesus peatada. Ma arvan, et ta rõõmustas, Jeesus suri, aga vastupidist inglitele tema tundis kurvast, et mis asja, ta tõusis taas ka. Inglid kõik rõõmustasid, et Jeesus tõusis taas, ma arvan, kõik kuradi teemad, need kuradi väed ja kõik, nad kõik kurvastasid. Ja kuigi ta veel Rooma bringi ja ta on justkui Jaapani sõdur, kes on veel ohtlik, siis Jeesus on ta võitnud juba risti peal, Jeesus on üles tõusnud, Jeesus on heeblaste kirja järgi võitnud surma meie eest. Jeesus on juba kõike seda teinud ja me ei pea kartma. Jeesus on purustanud saatana pead. Jeesus on kuningas. Jeesus tahab, et me allume temale, armastame teda rohkem kui vahet ei ole, mis kiusatus tuleb. Ja tema kaitseb meid, kristlased, tema kaitseb meid. Ta kaitseb meid, me ei pea kartma, aga ma tahan, et me hoiame meeles, et Uus Testament räägib saatanast kui hetkel tegevast vaenlasest. Nii et allume Jeesusele, armastame Jeesust ja ärme anna mingit maad kurjale, nagu Paulus ütleb mujal. Nii palvetame.